see sõnum on nüüd järgmiseks nädalaks ja vaatame kohe, mis siit välja tuleb. Põhiteema 8, mõõga 8, peas olemine, palju muretsemist, palju mõtlemist, palju ülemõtlemist, võib-olla mure mingi asja pärast, mingi teema pärast, kerge stress, liigne mõtlemine. Siin on nagu liiga palju mõtlemist ja liiga vähe usaldamist, ma ütleks. Takistav teema järgmise nädal võib olla 9. Sauade 9 ja siin on kirjas, et vanematega tutvumine. Sauade 9. Võib-olla muretsemine. No siin justkui oleks esimene kohtumine kellegi vanematega. Ja sellepärast on mure, see võib olla takistav teema või nii-öelda katsumus, ütleme nii. Mure sellepärast, et on vaja kellegi lähedastega tutvuda, kokku saada. Ja siis sellepärast on võib-olla liiga palju muretsemist. Liiga palju hirme, et mis saab. Kui tegelikult saab, mis saab, vaja on usaldada rohkem. Alateadvuse mõjutajad on High Priestess, nõuandja. Alateadvuse mõjutused on ülempreestrinna. Ehk siis sellel nädalal või siis uuel nädalal su alateadvus on su nõuandja, et iseennast on praegu kõige parem usaldada, mitte teisi. Tundub, et su alateadvus on väga hea nõuandja praegu. Ta teab, mis on sulle õige, mis on sulle vajalik. Ja tundub, et su alateadvus praegu on su suurim sõber. Parim nõuandja, kes sul praegu olla saab. Ehk siis alateadvuse mõjutused on praegu üsna positiivsed, ma ütleksin. Need on sind toetavad kuidagi, et kuigi sa ise tahad võib-olla liiga palju peas olla, siis alateadvuse mõjutused on väga positiivsed. Siin lähiminevikus oli narr, millegi uue alustamine, et kui võib-olla sa alustasid midagi uut või võtsid mingi uue suuna oma elus, alustasid midagi justkui otsast peale või mingi uus vaade elule ja olukordadele. Et mingi väike elurõõm on ütleme, et justkui naasenud. Vähemalt minevikus oli, aga sellel nädalal on liigselt muretsemist. Aga kas ka põhjust on, see on juba teine asi. Mis sinu teadvuses on, millele sa mõtled, teadvuse mõjutused on armastajad. Sa siis mõtled rohkem armastusele, paarisuhtele, lähisuhetele. See kaart tegelikult on ise väga positiivne. Et siin on tähistamine, nad hoiavad kätest kinni. Ehk siis midagi on ju tegelikult hästi. Kuigi sa ise muretsed, et ma kogu aeg jõuan, et su alateadvus mõjutab siin positiivselt ja tegelikult ka teadvuses on sul positiivsed mõtted. Ja tegelikult sa isegi loodad, et asjad lähevad hästi. Ja lähitulevikus on mündi kuningas. See on keegi, kes on edukas, tuleb toime endaga, küps,
teab, mida ta elult tahab, ta liigub sinna suunas, kuhu ta tahab jõuda. Ehk see võib olla keegi mees, võib-olla kellest sa mõtled siin armastajate kaardiga. Ja tegelikult su alateadvus, ütleme nii, et mulle tundub, et toetab seda. Mulle tundub, et siin on mingi liit, mingi uuem liit ja su alateadvus toetab sind, toetab seda liitu. Ja et sellel mündi kuningal on sinuga pikaajalised plaanid nii-öelda. Ta näeb sinuga pikaaegset, ütleme, et eluaegset tulevikku, ühist tulevikku. Ja soovitus on järgmiseks nädalaks. Hanged Man jätkub. Midagi justkui on, ütleme nii, et nagu pooleli või justkui vaata, näiteks sa vaatad mingit sarja, siis jääb mingi eriti põneva koha pealt ja pooleli, siis sa mõtled, oh my god, ma tahaks juba teada, mis järgmises osas saab. Siis soovitus ongi mitte siis muretseda ja üle mõelda, vaid pigem mõelda, et mis järgmises osas saab või siis, et mis siis ongi, et mis nüüd sellel nädalal saab. Ma ei tea, mis saab, issand, ma loodan, et seal on midagi põnevat. Pole vaja nagu muretseda või mõelda kõigele, mis valesti on, vaid pigem mõelda nagu ootusärevusega, elevusega, et ma juba tahan seda, ma juba tahan seda meest oma lähedastele tutvustada, ma juba tahan minna temaga sinna ja tänna, ma juba tahan, ma ei tea, mida kõike sa tahad, on ju. Et pigem sellist ootusärevust kasutada, kui et negatiivset muretsemist ja sellist mõtlemist. Sinu ümbruskonnas on mõõgas ja siin on fresh meat ehk siis värske liha. Mulle tundub, et siin on uue inimese toomine kuskile seltskonda või ma näen siit, et see on nagu suhteteema, aga see võib olla ka nii, kes iganes seda vaatab, see võib olla ka näiteks tööteema, et uus inimene tuleb seltskonda, uus liige tuleb perre. Ehk siin on mure uuenduste pärast. Kuigi ma ei tea ju, mis saab, et parem oleks siiski mõelda, et see on uus etapp mu elus, see on uus inimene, see on see uus asi. Ma ju ei tea, mis sellest saab. Pole vaja negatiivset tulemust taodelda läbi oma mõtlemise, sest variante on palju rohkem kui et ebaõnnestumine. Siin lootused ja hirmud on sauade 3, next destination, uus sihtkoht. Ehk siis siin on kas kolimine või reisimine või ühest etapist teise liikumine, ühest kohast pigem teise liikumine. Siin on nagu lootus kas siis kolida või reisida või siis ütleme nii, et selle kallimaga uude etappi jõuda, ehk siis see on see perele tutvustamine, uue inimese tutvustamine oma perele. Sa loodad, et see on väga edukas, et ta integreerub teie perre, teie tiimi ja et koos siis saate liikuda uude etappi, mis oleks, sa loodad, et see on edukas ja see on äge, sest reisimine tegelikult ideaalis peaks ju äge olema ja seda sa loodadki.
ja lõpptulemus on karikas või see karikas, kaarik, chariot ehk siis see on edasiliikumine, areng. Lõpptulemus ongi, et areng on. Siin ongi see ühest etapist teise minek. Ja see liikumine võib olla hoopis parem, kui sa siin arvad ja kardad. Et sina siin muretsed liigselt, aga tegelikult lõpptulemus on see, et toimub väga äge edasiliikumine, väga äge areng on. Et asjad lähevad tegelikult hoopis paremini, kui sa võib-olla arvad või kardad. Et kui ma võtan seda suhtena, siis sul on mure, aga su alateadus intuitsioon toetab sind. Et sa soovid edu ja pikaajalist suhet ja pigem võta seda nagu elevusega. Ja vaata, mis saab nagu, et liigu sellel teel edasi selle inimesega, selle kohaga. Sest hetkel ootab nagu ees edu. Aga kui see on näiteks mingi töö või mingi muu selline asi või sõpradega midagi teema, siis täpselt sama jutt kehtib selle kohta, et iseennast usaldada ja mitte olla selles peas, mitte mõelda ja muretseda kõige pärast, mis saab valesti minna. No, ei ole vaja muretseda. No võib seda teha, aga ei ole vaja. Ehk siis tegelikult kui ei oleks muretsemist, siis see nädal oleks hea nädal, tore nädal, äge, elevust täis, põnevust täis ja uusi algusi täis, ütleme nii. Ja siin on armastus ja pikaajaline edu. Vot nii.